Tänavu turule jõudvate mudelite nimekirjas väärivad üpris palju kõneainet uus Volkswagen Passat ja Škoda Superb. Ning nüüd, kui Superbi tootmine kolis siis Volkswageni Bratislava tehasesse ja Passati arendamine usaldati Škoda kätte, on tekkinud väikest viisi küsimus, et kas uus Superb võib olla nüüd parem kui Passat. Passatiga me küll veel sõita pole saanud, kuid mõistatuse esimese poole saame täna lahendatud, sest räägime uuest Škoda Superbist. Mudeli nimes Superb kasutas Škoda esmakordselt juba 1934. aastal, kuid tänane Superb on tegelikult siis turul aastast 2001 ning jõudnud nüüd oma 4. generatsioonini. Viimased 2 generatsiooni, aga tegelikult visuaalselt isegi üllatavalt raskesti eristatavad. Kuid Superb on siis jätkuvalt saadaval 2 keretüübis, ehk siis tavaline sedaankerega Superb ning universaalkerega Superb kombi. Nina osas on uus Superb jätkuvalt väga tööautoliku ja tõsise ilmega. Uuenenud on iluvõre väliskontuur ning kapott, mis jätkuvalt mõnusalt reljeefne, kuid tsenter nüüd siis süvistatud. Esituled sarnase kuju ja sisedisainiga, keskmisest parema valgustusega ning ka standardist automaatsete kaugtuledega. Velgide osas pakub Škoda mudelile 16–19 tolliseid valuvelgesid, sellel all siin 18 tolliseid, mis proportsionaalselt juba paraja läbimõõduga, kuid võib-olla natukene liiga monotoonse disainiga. Tagaosas on Superb muutunud kandilisemaks ning tänu suuremale tagatiivale ka siis natukene sportlikumaks. Kõige suuremaks möödalaskmiseks on aga Superbi tagatuled, sest disaini osas on neil potentsiaali küll, kuid kahjuks standardvarustuses põleb siis gabariit tule korral ainult see kere peal paiknev osa ning see tuleriba siis luugi peale ei ulatugi. Pagasiruumi on uuel Superb kombil kuni 690 liitrit, olles seega üks praktilisemaid universaale turul. Ruum ise, nagu näha, on ikka tõsiselt suur ning kui mul peaks mõni väike asi veerema sinna kaugemasse otsa, isegi ausalt öeldes seda väga lihtne sealt kätte pole saada. Selle probleemi lahendamiseks pole Škoda aga õnneks unustanud siis pagasi organiseerimist. Ruumi kummalgi seinal suhteliselt suured taskud, vasakpoolne lausa sükse suure uksega, siis takkepaelaga paigaldatavad vaheseinad, 4 korraliku kotikooksu seintel ning haagid põranda nurkades. Pikemate esemete vedamiseks on Superbil suusaluuk ning teise istmerea seljatoolid klapivad kokku 60-40 suhtes. Pagasi peale ja maha laadimiseks tuleb ületada mõne sentimeetrine laadimiskünnis ning pagasiruumi katte sõidab siis ise automaatselt luugi avanedes eest ära. Uue Superbi hinnad algavad 33 000 eurost ning võivad kerkida üle 60 000 euro. Tema auto meil täna siin umbes 55 000 eurot. Mootorite osas on uus Superb saadaval 5 erineva jõuallikaga. 2 bensiinitarbivat, 2 diislit tarbivat ning 1 pistik hübriidne variant. 110–192 kilovatti, 0–100 minimaalselt 5,6 sekundiga ning suurimaks kiiruseks 250 km tunnis. Veoskeemiks esi- või nelikvedu ning käigukastiks 6 või 7 käiguline automaatkast. Tühimassiks minimaalselt 1,5 tonni. Meil täna siin võimsam diislit tarbiv valik, 2 turbodiisel, millel 142 kilovatti ja 400 Nm. Veoskeemiks nelikvedu ning käigukastiks 7 käiguline TSG. Kuid nüüd lähme vaatame lähemalt Superbi salongi. Et aga 3. ja 4. generatsiooni Superbidel vahet teha, piisab sellest, kui pöörata pilk salongi, sest mudel on saanud 4. generatsiooniks totaalselt uue interjööri disaini ning Superb on ka siis esimene tutvustamaks seda Škoda uut interjööri disaini keelt. Tõsi, mingid lahendusi nägime me küll juba ka elektrilises Enyaqis, kuid üldpildis on ikkagi Superb esimene. Nimetatud uus disain on oma eelkäijast omajagu luksuslikuma ilmega ning mulle isiklikult väga meeldib selle Superbi sisu. Standardis saab mudel tumeda sisu, kuid tema auto on varustatud siin siis Sweet Cognac varustusega, mis saab ilusad pruunid nahkkatted ning Swan Drawings dekoor liistud ustel ja armatuuril. Kvaliteetne pruun nahk katab ka tema auto komfortistmeid, mis oma pigem pehmete polstritega on suhteliselt tugitooliliku olemusega, kuid hoiavad Superbi kohta ikkagi reisijaid ka suhteliselt hästi paigal. Lai elektrilise reguleerimise ulatus võimaldab mugav asendi leida praktiliselt igat kasvu reisijal ning mugavusfunktsioonidest on istmed varustatud soojenduse, jahutuse, mälufunktsiooni ning ka massaažiga, millel 8 erinevat režiimi. Materjalide valik on salongis suhteliselt hea ning ka ehituskvaliteet suhteliselt tasemel. Tagareas on istmed veidi jäigemad, kuid tänu meeldivale seljatoe kalde nurgale pakuvad istmed siiski mugavat ja toekat asendit. Ruumi osas, nagu näha, minul 2-meetrisena enda juhi asendi taga ei ulata põlved isegi vastu esiistet ning pearuumi on rusikajagu ülegi. Samuti saab Superb ka laiuses 3 täiskasvunuga suhteliselt hästi hakkama. Salongi atmosfäär on suhteliselt hubane meeldiv, avarust lisavad suured aknad ning hele laepolster ning öisele sõidule lisab meeleolu mitmevärviline ja 2-tsooniline miljöö valgustuus. Privaatsust saab natuke tagareas siis lisada rulloo kardinatega.
Esemete ööstamiseks on meil suhteliselt suured uksetaskud ning ka topsihoidjatega käetugi, kuid enam ei pea siis küünanukki asetama topsihoidjate sisse, vaid topsihoidjad on kaetud kattega ning katte peale saab siis asetada ka oma telefoni. Esireas saab väiksemad esemed paigutada siia keskkonsooli 2 katte alla, kus ees siis telefoni juhtmeva laadimisega süvis ning 2 topsihoidjat. Samuti siin väike kitsas süvis. Suhteliselt suur käetoja väiges, kus siin siis erinevad teisaldatavad vahetaskud ning paremal seinal ka üks pingul olev rihm. Keskpärase mahutavusega kindalaegas ning suured uksetaskud, mille ruum ulatub natukene ebavajalikult kaugele. Teiste lihtsalt nutikate Simply Clever lahenduste hulgas on näiteks need uksetaskute külge käivad prügikotiraamid, pardakaamera jaoks mõeldud Type-C pesa tahavati peegli juures, toekad kaelapadjad tagareas, esistmete peatugede külge käivad telefonihoidjad, ukse sisse peidetud Škoda vihmavari ja kütuseluugi külge paigaldatud jääkaabits, mille nurgas siis ka rehvi mustri sügavuse mõõtmiseks väike joonlaud. Multimeediat esindab armatuuril olenevalt varustusest 10 või 13 tolline puuteekraan, mis kenasti reisijate nähtavuses ning käeulatuses. Riistvaraselt on süsteem terava pildiga ning opereerib, ütleme nii, piisavalt kiirelt ja sujuvalt. Tarkvaliselt on ta edasiarendus siis ENIAC-is kogetule ehk peamiselt menüüd on suhteliselt loogilise üleseitsega ning funktsioonid lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad. Samuti on tarkvaras omajagu isiku pärastamise valikuid ehk näiteks saab nii siin alumisel kui ülemisel kiirtee ribal vahetada neid kiirtee funktsioone ning samuti avakuval panna meelepärastest elementidest kokku just endale sobiva kodukuva. Visuaalselt on tarkvara samuti väga stiilipuhas ja nägus ning värvipalett sõltub miljöövalgustusest. Helisüsteemi osas on tema auto varustatud uhkema 725-wattise Cantoni lahendusega, mis võib-olla rock-muusika puhul natukene kohati kaotab kvaliteeti, kuid üldiselt on ikkagi praktiliselt olenemata muusikažanrist ja heli tugevusest läbivalt puhta, dünaamilise ja kvaliteetse esitusega. Värske disainiga tutvustas Škoda meile ka siis uusi Smart Dialeid ehk 3 füüsilist rullikut siin keskkonsooli ja armatuuri ristumiskohas ning nende vahel ka siis 4 füüsilist nuppu. Äärmised rullikud reguleerivad tavaseades õhutemperatuuri, ühe korra peale vajutades istmesoojendust ning teisel korral istmejahutust. Keskmisele rullikule saab siis valida 4 meelepärast funktsiooni, vajutustega nende vahel liikuda ning kui oled meelepärase seade leidnud, siis rullikuga seda seadet reguleerida. Visuaalselt näeb kogu lahendus välja natukene nagu Renault ja Dacia lahendus ning kasutaja kogemuselt on ta veidi süke Jaguar ja Land Roverlik, kuid head lahendust pole patt kopeerida, lihtsalt 55 000 eurose hinnasildi juures võiksid need nupud natukene vähem loksuda. Rooli kohal pole palju muutunud ning Superb saab jätkuvalt selle Škoda klassikalise 2-kodaralise, mis võimaldab erinevaid käsitusviise, püsib kindlalt käte vahel ning on ka meeldivatest materjalidest. Multifunktsionaalsust lisavad meil füüsilised nupupaneelid äärmistel kodaratel, kus siis vasakpoolsed juhivad multimeediat ning parempoolsed näidikutablood. Tänu selgele asendiplaanile ning reljeefsustele on neid lihtne kasutada ka sõidu ajal. Püsikiiruse hoidja seadistamine on jätkuvalt lisakangil rooli taga vasakul ning nüüd on siis ka kodarate taga plastikust käigulabad ning roolil on saadaval ka elektriline soojendus. Juhile kuvab sõiduandmeid 10-tollise ekraaniga täis digitaalne näidikutabloo, mis on aga visuaalselt natukene kriitikat pälvinud, sest selle lookleva ja sujuva varjuki alla on lihtsalt paigaldatud üks sile tasapinnaline ekraanipind. Visuaalselt, kui eraldi süveneda, siis ma põhimõtteliselt olen nõus, et ta natukene näeb ebaloogiline välja, kuid kasutajakogemuselt see igapäevast tarbimist ei sega. Ekraan on läbi rooli ava väga vabalt nähtav ning ka välise valguse eest kaitstud. Näidikutabloo ise on terava ekraaniga ning piisavalt kiire ja sujuva opereerimisega. Tarkvaral 3 suuremat põhivaadet ja 3 peamist asendiplaani ehk piisavalt isikupärastamise ruumi ning visuaalselt on kõik andmed suhteliselt lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad. Nüüd aga uuelt käigukangilt käik sisse ning räägime lähemalt sõidust. Sõiduosas räägime esmalt siis tema auto jõuallikast, milleks, nagu öeldud, siis 2-liitrine turbotatud diiselmootor, 4-silindriline, mis arendab 142 kilovatti ja 400 Nm pöördemomenti. Nagu numbrite põhjal arvata võib, siis temalt midagi väga sportlikku oodata ei tasu, kuid üldiselt sükse tööloomana saab see 2-ne diiselmootor tegelikult väga hästi Superb kombi suuruse ja massiga hakkama. Jäskudel pedaalimistel vajab mootor veidi mõtlemisaega, kuid kui pöördid jõuavad sinna 2000 ja 2500 vahele, siis tegelikult tõmme, ütleme nii, piisavalt kiire ühe sükse universaalkeelega pereauto jaoks. Veoskeemiks on sellel mootoril siis Haldexil põhinev nelikvedu ehk tagumised rattad sekkuvad siis, kui esimesed enam hakkama ei saa ning tervikuna saab tegelikult Superb kombi oma jõu kenasti edasi liikumisse kantud. Käigukastiks on selle mootoriga Superbidel 7-käiguline Volkswagen Grupi DSG kast, mida oleme juba korduvalt proovinud erinevates autodes ning Superb kombis ütleme nii, et ta on piisavalt kiire,
ja ka sujuv. Tõsi, ootamatutel pedaalimistel vajab veidi mõtlemisaega, kuid igapäevase tarbimise juures on igati ratsionaalne kast. Vedustuse osas on Superbile saadaval ka adaptiivne vedustus, kuid tema auto on varustatud standardse lahendusega, mis süke keskpärase jäikusega ning tegelikult igati osava summutamisega. Kõike teel toimuvat on hea tagasisidega tunda, kuid löögid ja konalused ei põruta ega väsita ka reisijaid liiga palju. Kerekaldumisi kurvides üllatavalt vähe ning kokkuvõttes liigub Superb teel ettearvatavalt ja kontrollitavalt. Adaptiivse vedrustuse korral saab Superb ka sportliku roolisüsteemi, kuid reaalsuses on ka see standardlahendus pigem kergena, piisavalt täpne ja konkreetne. Nähtavus on juhi kohalt tänu laiadele akendele ning piisavalt suurtele peeglitele igal suunal väga hea ning ka keskmisest tahavate peeglist tegelikult ühe pika universaalkerega auto kohta igati avar. Gabariidid samuti üllatavalt hästi tajutavad igas suunas. Kitsastes oludes on Superb 4,9 meetrisena tänu oma 11,1 meetrisele pöörderaadiusele suhteliselt hästi manöövratav ning ümbrust aitab jälgida valikuline 360-kraadine kaamerasüsteem, mille aga tagumine kaamera on natukene kehva kvaliteediga, kuid õnneks varustatud pesuriga. 360-kraadilise kaamerasüsteemiga kaasneb ka üpris osav ise parkimine. Müra osas jõuab salongi veidi rehvimüra, kuid üldiselt pole seis ka maanteekiirustel kuigi halb. Juhiabiliste osas on Superb juba standardis varustatud peaaegu kõikide kaasaegsemate lahendustega. Rea hoidmine hoiab ilusasti masinat teed tsentris, kuid ei lase väga kaua endaga naljatada. Ehk kui juht juba mõnikümmend sekundit ei reageeri, toob auto ennast ise turvaliselt paigal seisu. Muidu adaptiivne püsikiirushoidja, pimenurgaandurid, ristsuunalise liikluse jälgimine kõik kenasti olemas. Ehk tervikuna sõidus kuigi palju emotsiooni otsida ei tasu, samas ega Superb selle jaoks polegi ning tervikuna on ikkagi sõiduomadused igati kvaliteetsed. Seega selline ta on 4. generatsiooni Škoda Superb. Korralik tööloom, mis kombineerib arvestatava luksuse salongis, ruumikuse, praktilisuse ning igati meeldivad sõiduomadused. Tänu millele soovib ta järgmiseks politseiautoks, järgmiseks taksoks, järgmiseks pereautoks ning miks mitte ka järgmiseks äriklassi sõidukiks. Kui tahad auto kohta pikemalt lugeda, leiad täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.